juttu tuleb vanaisa Enn Vittimast ja lapsed on öeldud, aga tuleb lapselaps. Aga ma võin te öelda, et Enn oli vinge vanaisa. Ma kohe alustan sellega. Mina olen siis selle 3. generatsiooni kõige vanem laps, kõige vanem lapselaps. Ja seega oli minul seda rõõmu ja au vanaisaga koos ägedasti aega viita palju rohkem kui teisel. Minu väike vend Eerik istub ka seal, ta must 7 aastat noorem ja ega tema võib-olla nii palju vanaisast ei mäletagi ja ei tea nagu selliseid lugusid. Aga nagu minu isa Markus, mina olen siis Markuse vanem poeg Mihkel, ütles, et tema oma karjääris läks vanaisast suhteliselt eemale, siis mina läksin nii vanaisast kui isast täiesti eemale. Erinevalt oma pere kõikidest hirmus kõrgelt haritud inimestest mind visati ülikoolist välja. Ma pikka aega otsisin, mida ma üldse elus teha tahan ja olen selline must lammas, ma arvan, võrreldes loomingu tegelastega. Kirjutada ma väga hästi ei oska ja matemaatika mulle ei meeldi ja bioloogiast ma ei tea mitte midagi, aga ma olen selline ettevõtja, ma olen selline ettevõtlik inimene, mulle meeldib näidelda ja laval olla, et ühe asja ma sain, vanaisalt sain edevuse ja ma olen väga uhke oma edevuse üle, see on minu vanaisa Ennu edevus, ma arvan, ja see on kandnud mind elus kohtades. Aga jah, kui ma olin väike, siis minu ema ja isa kogu aeg viisid mind nii minu Võru vanaema ja vanaisa juurde, emapoolsed vanavanemad siis kui ka siis isapoolse vanaema ja vanaisa juurde ja väga palju ma veetsin aega ka Lipal väiksena, et see maakodu on minule ka veel ikkagi hästi-hästi armas ja mul on hästi palju toredaid mälestusi sellest. Ma mäletan, vanaisa oli selline hästi leebe ja hästi lahke ja hästi tore ja ma väiksena ei saanud üldse aru, mida see vanaema õiendab kogu aeg selle vanaisaga, et vanaisa on nii pai, ta on nii vahva, et miks ta nagu õiendab ja ma mäletan, kunagi me sõitsime autoga kuskile vanaema vanaisaga koos, et ema-isa olid jälle ära visanud siis Ennu ja Eve juurde, ise põgenesid jumal teab kuhu. Ja siis ma vist autos või kuskil, mul vanaema seda mäletab täpsemalt neid lugusid, ma mäletan neid lugusid kõike väga katkendlikult. Ma nagu hakkasin lausa peaaegu nutma vist või, et noh, mis sa pahandad temaga umbes ja et ärge minge lahku, ma kardan, et te lähete lahku. Ja mida vanemaks ma nagu sain, seda rohkem ma hakkasin vanaema poolt olema. Ma hakkasin nagu aru saama, et pagan, et no tõesti, et võiks ju endal ise vahepeal süüa teha või riided ise ära pesta või et kui kuskile minema peame, et siis tõesti vanaema oli see, kes vaatas, et mul oleks kõht täis ja et ma kuskile auku ei kukuks ja ma hakkasin nagu aru saama, et vanaisa on nagu hullult vinge, aga no ilma vanaemata ta siin maailmas ikka hakkama ei saa, et selles mõttes minu meelest Eve on nagu vinge naine, et ta ikka võimaldas vanaisal olla see, kes ta on ja see tiim oli väga lahe. Pühast lõunatunnist oli juttu, mina õppisin väikse lapsena väga karmilt ära, kui tähtis asi on püha lõunatund, ta oli kunagi Tartus meil külas, kasvasin Tartus ülesse ja väidetavalt ma olevat kiusanud vanaisat kõvasti, mina sellele alla ei kirjuta, ma arvan, et ma olin väga normaalne väike laps ja ma ei kiusanud vanaisat üldse, aga ühel hetkel vanaisa võttis minust hooga kinni, viskas teisse tuppa minu voodisse. Ja siis ma sain aru, et püha lõunatundi ei tohi segada ja pärast seda meil sellega probleemi ei olnud. Ma kordagi ei seganud, aga tegelikult vanaisi küll ei pahandanud ühegi lapsega vist mitte kunagi ja ta alati võttis kuidagi sooja südamega meid vastu. Ja minuga vanaisa jõudis natukese rohkem tegeleda ka tegelikult, et võib-olla nagu öeldakse, et kui isad lastega liiga palju ei tegele, et äkki siis oma lapselastega nad tegelevad rohkem, ega Markus on ka sellest natukese süüdi, et ega ta ka liiga palju minuga tegelenud ei ole ja nüüd siis minu lapsega on tal võimalus see järgi teha. Aga vanaisa proovis mul igast asju õpetada, kui ma olin väike. Mul on nagu sellised ägedad mingisugused killud ja mälestused, et kui ma siin Lipal maal olin, me käisime kirikus kuulamas mingisugust kontserti muusikat ja seal olid suured mehed, kes olid plaate kokku ja ma olin väike poiss ja see oli nii vinge. Ja siis kui need plaati kõvasti kokku löödi, siis vanaisa võttis taskust ja kommi välja, krõbistas sellega kuskil kiriku ülemisel korrusel ja andis mulle kommi ja siis me kuulasime, kus plaadid löövad. See oli hästi lahe.
Ma mäletan, et oli kiilidest juttu, nüüd ma siis saan aru, miks me neid kiile taga ajasime. Et üks suvi tekkis vanaisal mõte, et me võiksime kiilikogu teha ja meil on seal Lipa või Keskküla talus siis üle tee on mingi vana viljakuivati ja on äkki selle asja nimi. Ja siis seal oli selline üks väike ruumike, mis on nagu kontori ruumi moodi ruum ja siis sinna seina peale me jõudsime 3-4 kiil ikka koguda, aga siis tüdisesin mina sellest ära ja vanaisa ka. Järgmisel suvel ma mäletan, me vaatasime koos jalgpalli, see mulle väga meeldis, me vaatasime jalka MM-i ja jalka EM-i ja vanaisa jalgpallist pidas lugu tennisest ja jalgpallist. Vähemalt niimoodi, nagu mina mäletan ja vanaisa õpetas mulle, mis on suluseis. Ma ei tea, kas teie teate, aga tänu vanaisale mina tean, mis on suluseis. Aga ma mäletan, et ta läks väga kaua aega, et mulle see selgeks teha, aga ma olin väike poiss ka. Ma mäletan, et vanaisale hakkas mingi hetk meeldima Portugal ja portugali keel. Tal tekkis mingisugune selline tõeline armastus Portugali vastu ja portugali keele vastu ja ta koostas mulle sellise õpiku, täiesti ise pani kokku, printis välja paberite peale portugali keele õpiku ja siis me 3 päeva ikka õppisime seda portugali keelt ühel suvel koos. Ja see oli nagu väga vahva, kaasa oli vist maja ja näu oli äkki kass ja rohkem ma ei mäleta ja võin ka sellega eksida. Aga see oli nagu nii tore, et meil olid sellised nagu vahvad hetked koos ja ta tõesti proovis mulle seda teha ja ma arvan, et mul on see ise tehtud portugali keele õpik isegi kuskil veel alles. Äkki ühel järgmisel suvel ta õpetas mulle malereeglid ära, et ma tean malereeglid tänu sellele, et vanaisa õpetas. Vanaisa oli tegelikult males päris kõva käsi ja kui hilisemas eas tulid sülearvutid, siis tal oli sülearvuti peal mingisugune ka mingi Grandmaster 5000 või mingi asi, mille peal ta mängis siis malet ja õpetas ka mulle malereeglid selgeks. Aga nagu selle portugali keelega ka oli ka minul seda huvi male vastu umbes 3 päevaks ja temal seda kannatlikkust sama palju. Ja kui ma sain vanemaks, siis eriti vinge oli see, et kui ma tulin Tallinnasse ülikooli, siis ma kolisin Harju tänavale vanaisa ja vanaema juurde. Ma elasin 2-3 aastat Harju tänaval koos 3 lausa koos vanaema ja vanaisaga ja kuidagi vanem vanaisa võtsid mind sinna nii soojalt vastu ja siis oli nagu see aeg, kus mina sain vanaisa hakata aitama siis arvuti asjades. Ma olin tema isiklik IT-tugi kodus. Ja siiamaani mina ja mu vend pakume vanemale IT-tuge, aga sai vanaisale ka aidatud. Et minust tal see Wordi dokumendid jooksid kogu aeg umbe, tekst kadus kuskil ära, printer ei töötanud, telefon ei läinud käima. Siis ta alati kutsus mind sinna oma kontori tuppa ja sain neid asju koos temaga vaadata. Ja ta oli alati minu jaoks selline kuidagi tõesti optimist, ma arvan, et ma olen oma optimismi ka temast saanud, et ma olen ka küllalt optimistlik inimene, ma ka arvan, et kõik kuidagi laabub, aga erinevalt vanaisast ma ikkagi teen plaani ja vaatan kellaaegasid ka, aga ma lihtsalt usun, et läheb hästi. Et vanaisa tõesti kuidagi, ja nagu ei tundnud, et tal oleks ühtegi muret, ega mina mäletan seda aega, kui tal see jalg valutas ja see õnnetus oli, et eks see oli nagu omamoodi kurb, ja valus oli kallist vanaisat nagu näha niimoodi vahepeal kannatuses. Aga nagu isa ütles, et ta oli kuidagi väga chill ikka sellega ja väga leebe ja jõulude ajal, mida ma väga alati armastasin. Ta rääkis kogu aeg mingeid naljakaid lugusid, mis pooleldi olid kõik välja mõeldud ja ta ütles selle kohta väga armsasti, et ma lihtsalt fabuleerin natukese. Et ma ju ei valeta, et ma veidi fabuleerin neid lugusid teile siin. Need väga põnevad lood ja mida ka minu isa teeb, et kui jõuludel meil alati oli siis selline harjumus lugeda luuletusi, et kinki kätte saada, mida võib-olla teiegi olete teinud. See vanaisa alati mõtles koha peal iga kord mingisuguse 4-realise vahva luuletuse välja ja mulle need nii väga meeldisid, need toredad ja minu isa Markus teeb ka küllaltki palju seda. Tihtipeale need küll riimuvad jõuluporteriga mingil põhjusel, aga siiski need on vahvad luuletused ja ma arvan, et kui ma vanemaks saan, ma proovin ka oma lastelastele selliseid õlletemaatilisi jõululuuletusi välja mõelda koha peal. Uhke tunne on, kui kirjandustunnis oli Enn Vetemaa temaatiline peatükk õpikus ja kui laulukaar all saad öelda, et näed, vanaisa kirjutas sellele laulule sõnad ja
ja laulad neid laule siis sõpradega täie ringel kaasa. Küll aga see muusika, oi jummal küll. Need 3 aastat seal, ma olin väga palju aega kõrvaklappidega. Vanaisale tollel hetkel meeldis eriti oboe muusika. Minu meelest oboe ei ole üldse lahe kuidagi. Ja tema meelest oli eriti vinge, kui on sul nagu 4-5 erinevat oboed, mida ta oma süntesaatoriga siis tehislikult lõi. Ja see muusika tõesti oli, see oli nüüd see oli kohutav. Aga ta ise seda väga nii nautis ja mul olid head kõrvaklapid, kust ma sain siis oma, ma ei tea, mingit trance-muusikat kuulata, mis mina arvasin, et on nii palju parem. Ma arvan, et ta ei nõustunud. Nii et kogu mu lapsepõlv on täis hästi toredaid mälestusi suvedest ja jõuludest koos Võru ja Tallinna vanaemaga. Ma olen hästi õnnistatud inimene selles mõttes, et väga pikka aega oli mul neid vanavanemasid hästi palju ja jõulurallid oli alati selline 3 või mingi aeg oli lausa 4 erinevat jõuluõhtut, sellepärast et minu isa õde Maria elas siis mingi aeg Pärnus ja siis me käisimegi niimoodi Võrus ja Tallinnas ja Pärnus ja kuskil mujal veel. See tähendas minule hästi palju kingitusi. See oli väga vinge ja kõik jaanituled mingist ajast saadik olid Lipal. Ehk siis nagu vanaisa Lipa ja Tallinna kodu ümber on keskpunkt minu elu sellistele kõige tähtsamatele perekondlikele sündmustele ja see pere kokkuhoidlikkus või hoidvus on mulle väga-väga oluline ja vahepeal ma nagu kuulen oma tuttavatelt, et minu ema ei suhtle oma vanaemaga või ma ei ole kunagi oma vanaema vanaisaga käinud koos, siis mul on hea meel öelda, et ma olen oma vanaisaga koos putukaid püüdnud, malet õppinud, kirikus salaja kommi söönud ja muid lollusi teinud. Kala püüdnud oled? Kala püüdnud? Koos vanaisaga küll mitte. Muidu elus olen paar korda. Aga mitte liiga palju, et muidu ei saa isale ka liiga sarnane olla, et peab ikkagi kalast eemale võtma. Oot, ega ma muud ei oskegi väga palju öelda. Et ka minu kodus on veel isegi mingid vanaasja riideid. Kui ma ei eksi, siis see vöö on isegi vanaasja vöö vist. Või siis vanem ostis selle Humanast, ütles, et ta vanaasja vöö. See on ka võimalik. Aga te võiksite pärast vanaisa surma kikilipsud kõik ära. Jah, kikilipse sain endale ja kõike muud ka. Et vinge mees oli ja ilgelt ajameelne ja süüa ei osanud teha. Kui küsimusi ei ole, siis... Kas sa siit ei kaotanud ära? Ei kaotanud vist. Vist ei kaotanud jah, et ma olin natukese vanem, kui mind usaldati temaga kahekesi. Ma küsin ka ütlesi, kas sa mäletad seda, millal sa enda jaoks teadvustasid, et su vanaisa on kirjanik? Ei mäleta, ma teadsin seda kuidagi hästi noorelt ikkagi, et see, jah, see ei olnud mingisugune suur teadvustus, aga nii palju, kui mul üldse mingid mälestusi vanaisaga on, siis see oli alati, et minu vanaisa ja see kirjanik ja luuletaja helilooja, et see kuidagi alati oli minu mõtetes kaasas. Ma arvan, et ma ei pidanud seda nagu liiga tähtsaks, aga teistpidi see oli ikkagi oluline osa kuidagi sellest kuvandist, kes ta oli minu jaoks.